Siis Jumal mõtles Noale ja kõigile metsloomadele ja kõigile kariloomadele, kes temaga laevas olid. Jumal laskis puuda üle maa ja vesi alanes. Ja sügavuse allikad ja taevaluugid suleti ja sadu taevast keelati. Ja vesi taganes maa pealt, taganes üha ja 150 päeva pärast oli vesi vähenenud. Ja 7. kuu 17. päeval peatus laev Ararati mägede kohal. Ja vesi vähenes üha 10. kuuni, 10. kuu 1. päeval. Paistsid mägede tipud. Ja kui 40 päeva oli möödunud, siis Noa avas laeva akna, mille ta oli teinud. Ja laskis välja ühe karna, see lendas sinna ja tanna, kuni vesi maa pealt oli kuivanud. Siis ta laskis enese juurest välja ühe tuvi, et näha, kas vesi on maa pealt kahanenud. Aga tuvi ei leidnud oma jalavarvastele puhkepaiga ja tuli tagasi tema juurde laeva, sest vesi oli veel kogu maa peal. Siis ta pistis oma käe välja, võttis tema ning pani enese juurde laeva. Ja ta ootas veel teist 7 päeva ning laskis taas ühe tuvi laevast välja. Ja õhtul tuli tuvi tema juurde ja vaata, tal oli nokas õlipuu haljas leht. Siis Noa mõistis, et vesi oli maa pealt kahanenud. Ja ta ootas veel teist 7 päeva ning laskis ju see tuvi välja, aga see ei tulnud enam tagasi tema juurde. Ja 601. Noa eluaastal 1. kuu 1. päeval oli vesi maa pealt kuivanud ja Noa võttis ära laeva katuse ja vaatas ja enne maapind oli tahenenud. Ja 2. kuu 27. päeval oli maa täiesti kuiv. Ja Jumal kõneles Noaga ning ütles: mine laevast välja, sina ja su naine ja su pojad ja su poegade naised koos sinuga. Kõik loomad, kes su juures on, kõik liha, nii hästi linnud kui loomad. Ja kõik roomajad, kes mana peal roomavad, vii enesega koos välja, et nad sigineksid maa peal, oleksid viljakad ja et neid maa peale saaks palju. Ja Noa läks välja ja ta pojad ja ta naine ja ta poegade naised koos temaga. Kõik loomad, kõik linnud ja kõik roomajad, kes liiguvad maa peal, läksid laevast välja sugukondade kaupa. Ja Noa ehtas issandale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Ja issand tundis meeldivat lõhna ja issand mõtles oma südames: ma ei näe enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab nõnda, nagu ma olen teinud. Nii kaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö.